sätime ennast paika, oota, ma istun. Hopsti. Siin on jumala hea mugav hoida. Nii, okei, veri meeldib. Nii. Hopsti. Kas mind on kuulda või? Ma ei tea, kui hästi. On vist korras käib. Kuulete te mind kõik hästi või? Kas te mind ka kuulete, jah? Ja oleme, käib jah? No nii. Okei, tervist, mina olen siit ja ma olen siin Mariaga ja oi kui hea, kuidas nad puhuvad mikrisse lihtsalt. Ai kui hea. Oleme täna tulnud siia taskukeskusesse Tartusse, et teiega koos siin järgmised umbes 15-20 minutit koos veeta. Jap, et meil on siis meie isiklik jutusaade siin täna ja me mõtlesime, et see oleks kombekas seda sõbrapäeva teemaline teha, sellepärast, et nagu te kõik teate, järgmine nädal neljapäeval on siis sõbrapäev. Ja ma arvan, et kõige esimeseks on nagu mõistlik rääkida sellest, kuidas me tegelikult sõbrapäeva tähistame. Ja siin tuleb natuke naljakaseks aspekt juurde, et me väga tegelikult ei tähistagi oma sõbrapäeva. Ja mul on tunne, et nagu, no see oleneb tegelikult täiesti inimesest, aga nagu me just oleme sellised, kes on sõbrapäeva lihtsalt mingi, üksinda. Valge Võrust, suurt tänud sulle, aitäh. Nimunipsel, Tauri, Antropoliin, Piirivalve, suurt tänud teile kõigile. Kuna nagu Ameerikas on see nii big deal, süda nagu mingi kommertsreklaamid ja whatever, siis see on lihtsalt nagu päev, kus sa saad mingi ma lasen selle Valge Võrust, ma lasen selle loo peale seda videot läbi, sest see video on meie kõigile jaoks nii tähtis, eks ole? Anna meile moment. Ai. Šokolaadi süüa lihtsalt. Et ja mul oli, minu mõnest ainsad korrad, kui ma üldse sõbrapäeva tähistasin, oli siis, kui ma väike olin. Ja täpselt sama. Siis see oli nagu ülibig deal. Ja minu mõnest kingitustega ka, nagu kingitused eriti väiksena, kui me nagu tähistasime sõbrapäeva, siis see oli nii tähtis, mida sa kellelegi kingid. Ja ma nii hästi mäletan, et nagu enne 14. ma läksin poodi, ma läksin toidupoodi, siis ma läksin sinna kommileti äärde, võtsin suure korvi ja kühveldasin räiget magusat endale korvi lihtsalt. Ja kõik pidid erinevad veel nagu magusat saama, ma kellelegi sama šokolaadi. Ja siuke nagu, et kõik tunnevad ikkagi, et nad on nagu spetsial. Jaa, täpselt. Minul ainult siuke šokolaad. Ma olin nii väike, aga mul oli nii hea lifehack. Ma ostsin alati mingi 3 või 4 ekstra šokolaadi. Ja see oli sellepärast, et kui ma läksin kooli, ma kunagi kellelegi esimesena ei andnud. Ma nagu ootasin, kuni keegi andis mulle. Nagu parimate sõbrannadega ma andsime kohe. Aga kui keegi andis mulle, siis ma olin mingi kohe, näed, palun, ma mõtlesin. Ja siis, kui tuli keegi, keda ma ei osanud oodata, siis mul oli 3 ekstra šokolaadi. Ma mingi et ma olen organiseeritud päriselt. Mõtlesin, sa tulid tegelikult meelde mulle. Ja see oli mu biggest lifehack ever lihtsalt. Ma ostsin alati neid varutükke hästi palju. On see ka veel hea vaata, et kui sul ei tule neid üleliigseid sõpru, siis saad lihtsalt kodus pärast üksi nad ära süüa mingi. Okei, ma ostan igaks juhuks 3 tükki ja siis pärast ei tule ühtegi sellest 3 inimestest, et sööd need 3 šokolaadi. Ja siis kui suur... Ai, see mees on õnnelik siin taga, et ta saab turvameest mängida nii uhkele üritusele. Ma ei kinginud lihtsalt šokolaade, vaid ma pakkisin neid. Ma võtsin vaata selle õhukese kingipaela, ma ei tea, kas sa kujutad ette. See, mida saad kääridega rulli keerata. See, mis nagu jõulupakkidel on. Ja siis ma sidusin seda nagu neljakandilise šokolaadi, kõigepealt ühte pidi hästi palju ja siis teist pidi siis sidusin lipsu. Kurat, see on rand või? Kas see on rand siin või? See on nagu rand, kurat. Rand läks Rimist, läks tööle edasi kuskile. Nüüd ta töötab YouTuberit all või? Ai, normaalne mees. Sai hea otsa peale. Nagu special pakend. Aga neid varu omi ma ei pakkinud, see oli nagu too much work. Ma olin mingi ei. Niikuinii läksin pärast koju tagasi nendega, kes sain need kohe ära süüa. Täpselt. Ja mul on üks ülinaljakas lugu veel ja meil oli, kui ma olin, ma pakun siis ära kaunist. Oh my god, jaa, see oli
võtamegi need. Okei, väga hea. Kui ma mõtlen sinu peale, mul tuleb SLA lihtsalt kino meelde, Jaa, see on mingi Sydney kino. mis olid kõik ette, et sul on sõbrapäev ja siis keegi kingib päikseprillid sulle. Nagu Jaa, päikseprillid täpselt. eriti siuksed, mis ei ole nagu väga odavad, vaid kallimad on siuke asi, mida nagu mul oleks nii hea meel saada. Niisama meie juttu kuulama, et võib-olla natuke Nii kaua oleme spice-upida rääkinud juba. ja huvitavaks teha, siis me mõtlesime, et äkki me teeme siukse nagu mängukese siia lõppu ja kuna me oleme ilmselgelt kõige originaalsemad inimesed üldse, meil lihtsalt tuleb täiesti enda välja mõeldud mäng. ja siis me 100% oma looming. mõtlesime täiesti nullist uue mängu välja niukse vutsuräär et oota, kuidas see on siis nagu, et Eesti keeles kassa pigem. kas sa pigem, et ongi siis nagu 2 valikut ja siis kumba sealt valiks, et noh, täiesti meie oma Jaa. looming, et Jaa, pluss me võite tegime- kodus ka mängida, võite kaasa mängida ka. täiesti meie oma looming. meie- Ai, väga hea. aga sellel puhul ongi, vaata, ongi nagu sõbrapäev, on valentinipäev ja siis Taksid nagu pidu, mis on valentinipäev. okei, no kui me oletame, et mul oleks sõpru, keda kutsuda teeme nagu perfektses maailmas. ja et mul on hästi palju sõpru, ma olen hästi populaarne, siis ma arvan, et ma pigem korraldaksin, sest mulle räigelt meeldib nagu panna detaile kokku ja nagu mõelda, et mis kuskil võiks olla ja no jaa, okei, aga ikkagi ma pigem läheksin, sest see on nii lihtne, mõtle, sa lihtsalt paned kodus videot selga, lähed, sööd, oled, keerad otsa ringi, tuled koju tagasi, 0 koristamist, 0 stressi, lihtsalt käid seda ja küll, aga külastad. samas, kui see on siuke nagu õnnestunud koosolek või nagu koos olemine, siis see pärast see on siuke tunnete puhang, issand, kui hästi see läks, issand, kui tore, et mina. mul on tunne, et ma pigem kirjutaksin, sest see oleks nagu huvitavam, nagu näitamine tooks jällegi nii palju stressi kaasa, ma pigem kirjutaksin, makes sense. see oleks nii huvitav, eriti kui see on mingi sari, mida ma nagu ülihullult fännan või mida ma Jaa. olen ja ma hakkasin praegu mõtlema tegelikult nagu enamik sarjad on kõik inglise keeles, nii et nagu see sobiks sinna nii palju. aga siis sa nagu sööd ära, see on mingi hea kõmm, aga lilled saab mingi ilus lill ja siis ta enam ei ole Ja siis ilus. sul on järgmine hommik mingi 3 punni näo, siis sa kahetsed seda. No, mul õnneks ei tule punne kommidest. Okei, unrelatable. Ma tahaks iga kell enne lilli saada, sest esiteks sa saad komme iga tähtpäev. Jõulude ajal komme šokolaadi, sünnipäeval komme šokolaadi, ükskõik mis muul tähtpäev. ahah, väga hea video. Mulle väga meeldis. No nii, kuulame selle valge vorsti musa ka nüüd ära.